No hei, toome siis täna siis uue video teieni, et räägime siis natukene nii-öelda nendest võimenditest ja siis nendest kõlaritest ja siis ka siis viimasest sangaste nii-öelda võistlusest. Et nüüd sai nii-öelda selle Bassface'i võimendi asemel sai võetud hoopis tegelikult üks G-Sound ja ehk siis näitan teile täna siis kõlareid, võimendeid ja räägime siis veidikene ka võistlusest. Et võimendi sai siis tegelikult hoopis selline võetud, et mul see Bassface'i võimendi käis küll korra käest läbi, aga tal nagu see pult ei töötanud ja siis ta läks nii-öelda tagasi, et sai siis nii-öelda vahetasin hoopis siis antud mudeli vastu. Et muidugi imelik on see, et see võimendi läks pärast järgmisele inimesele, kus ta töötas nii-öelda ilusti puldiga töötas võimendi ja see pult läks teisele inimesele, kellel ka kõik töötab, aga lihtsalt jah, see pult ja see võimendi omavahel millegipärast läbi ei saanud. Siis, aga noh, see selleks, et läksin siis seda teed, et siin on nagu ikka kõik sükene tavapärane, sellel puldil klipp-tuld ei ole või isegi ei ole nii-öelda seda sisse lülitatud asendituld ja kaablite poole peal on 50 ruudused juhtmed, et siia lähevad ilusti nii-öelda natukene suuremad 50 ruudused kaablid sisse ja selline tavapärane nii-öelda keevituskaabel, et isegi koos selle kummiga mahub sinna ilusti sisse. Kõlariterminalid on küllaltki suured, et kui on nii-öelda rohkem kõlarit taga, siis saab siia ühendada jah, päris suured nii-öelda juhtmed järgi. Ja aga Bassface'i võimendil täpselt samamoodi vooluterminalid väga korralikud, et suured kaablid mahuvad ilusti sisse. Sellel muidugi on nii-öelda massid ja voolud on eraldi, Bassface'il siis olid nii-öelda paaridena. Aga selle võimendi kohta siis võiks öelda, et ma väga palju kasutanud teda ei ole, saigi siin ainult katsetatud enne võistlust natukene ja siis nüüd võistluse ajal, et tundub, et jõudu on tal korralikult, et tootja poolt siis on 5800 vatti RMS-i ühe ohmi peal, et sellele kõlarile on sellest rohkem kui küll. Pult on siis sellel võimendil selline lihtne, nii-öelda odav pult, et siin midagi erilist ei ole, et isegi ühe käega on niisugune enam-vähem mugav teda liigutada, aga ja siis see potekas käib ka sellise paraja raskusega, et ei ole teda liiga lihtne liigutada. Minu puhul pigem on see nii-öelda plussiks, et on niisugune paremini tunda ja minu jaoks on aga tegelikult pluss, et siin ei ole seda LED-i, mis näitab, et võimendi on sisse lülitatud, sellepärast et tavaliselt nendel odavatel pultidel on need nii eredad, et kui nad kuskil nii-öelda silma ees sul on, siis väga hullult pimestavad. Et minule pigem see meeldib, aga kui sulle ei meeldi, siis tead sellega arvestada, et siin ei ole seda nii-öelda sisse lülitus LED-i. Natukene siis sellest kõlarist ka, et see on siis G-Sound ja Silver 6500, et sellele nii-öelda sai pandud siis Carbon Kevlar koonus ja siis ümara nii-öelda selle otsaga tolmukuppele. Neil on muidu kandil või on selles siledad, aga selle välimus mulle isiklikult väga palju ei meeldi, et siis sai lastud panna neil ümar tolmukuppel. Et see on siis 3250 vatti nii-öelda RMS-i neil tootja poolt siis lubatud, et selle tundub olevat üks kahekihiline
nii-öelda Spider, aga see on päris suur. Ja käiku on tal päris hästi, et siin taga on ka selline vigur, niisugune nimelik plaat pandud, olekski siis nii-öelda siin magneti sees rohkem ruumi nii-öelda siis mähisel vist käia. Vähemalt see on siis minu arusaam, miks on tehtud see niimoodi. Ja all siis nii-öelda jahutuse jaoks avad ja arvestades, et see asi sai päris korralikult nüüd võistluste ajal kuuma ja testimise ajal ka. Aga pidas ilusti kõik selle nii-öelda vastu, mis ma talle siit andsin, et viimase raundi puhul sai ka pandud ikka enamus nupud said ikka keeratud paremale ja üritatud võtta nii palju kui kannatab, aga ei tulnudki rohkem juurde kui esimeses raundis. Ja kast on niisugune, peaks olema selline suht SPL-i jaoks ainult mõeldud kast, et väga madalat muusikat ta väga hästi ei mängi, aga häälestus peaks olema ka 53 hertsi äkki sai nii-öelda arvestatud, et ma veel siit võtsin 5 cm pordist maha, et seda nii-öelda see andis tulemust ka hästi juurde, et tolle oli tõus kohe 1,1 detsibelli, et ma rohkem lühemaks ei julgenud igaks juhuks võtta, sest ma ei oleks saanud teda uuesti pikemaks teha, siis jätsin nii nagu ta oli. Aga jah, selle kõlariga nüüd siis ja siis selle võimendiga tulemuseks võistlusel oli 148,1 detsibelli ja 55 hertsi siis sagedust. Et nüüd lähebki see kõlar muusikakasti ja siis igapäeva autosse on niisugune paras mürts, et nüüd ma sellesse autosse panen suurema kõlari ja kasti. Et siin on võimendust natukene rohkem. Aga iseenesest selle asja kohta ei olegi tegelikult väga midagi halba öelda. Et väga palju ikkagi rammu talle anda, siis hakkab ikka haisema. Aga seda vist on iga kõlari puhul oodata. Aga väga hästi on vastu pidanud, nii et täiesti okei kõlar. Katsetame siis sellise nii-öelda suht tavapärase muusikakastiga ka, kuidas see kõlar siis mängib nii-öelda suurema võimendi järel. Et võistlustel nii-öelda esi 2 nii-öelda kohta tulid ka siis nagu sarnase võistluskastiga, aga nemad mängisid üle 150, et üks vist oli 105, mängis 151,9 ja teist ma nüüd ei teagi. Ma loodan, et äkki mul tulevad tulemused ka, siis ma panen siia ekraani peale, mis siis võistlustel tulid tulemused. Et mina jäin enda tulemusega 5. kohaks. Et ma arvasin, et oli 4., aga keegi mängis siis veel valjemini nii-öelda. Aga ma ei teagi, ootan ka tulemusi praegu, et teada saada siis, et mis seal oli. Aga jah, A-klassis oli päris kõvad masinad. Aga paigaldan selle siia sisse, siis vaatame üldse, et kuidas see asi mängib. Paigaldasin siis selle woofri siia ära ja vaatan, et kuulan siis nii-öelda mõned lood ja vaatame, mis ta tulemust ka teeb. No ütleme, et ikka muusikakast on palju mõnusam kuulata, et praegu siit sai ka 145 detsibelli, aga 37 nii-öelda hertsi juures. Et kasti enda häälestus on 36, et võib-olla leiab mingi loo, mis mängib nagu paremini, aga ütleme nii, et ei hakka siin rohkem väga palju testima, et täiesti normaalne, et sellega see on juba päris mõnus. Et praegu autot käima ma ei pannud, aga kuna mul on nii suur aku, et siis ei ole nagu vahet, et praegu oli voldid 14,7 nii-öelda võimendist mõõdetuna vist, ei, siit august mõõdetuna, et ma ei tea, võib-olla on võimendi juures sama, võib-olla kõrgem.
nii, sai nüüd teisest autost siis pandud kast ka lõpuks siia autosse ära ja ütleme niimoodi, et see ikka sobib siia ilusti, et on pagasnik täis, et muidugi see võimend ikkagi võiks olla see tiidi audio suurem, et siis täidab selle tagumise osa ka ilusti ära, aga iseenesest sobib siia hästi ja muidugi väga hirmsat häält teeb ka. Ma siin natukene siin katsetasin ka, et hetkel sain siis muusikat lihtsalt kuulasin ma siinusiga, tegelikult ei proovinudki, võib-olla mõni teine päev. Et aga muusikaga jah, 148,6 ja siis 35 hertsi sagedusega, aga siis hakkas küll juba, või isegi mitte sellel, aga esiklaasi juurest siit hakkab juba, ma ei tea, väga hirmsat häält tegema, ma ei tea, kas klaas on ise lahti või lihtsalt siin väristab kuidagi vastikult seda, et siit peale surudes siis jääb vait, aga jah, et hirmsad hääled hakkavad igalt poolt autost tulema juba nii-öelda, et see 55 hertsi, mis mul seal võistlusel oli, no too oli täiesti mõttetu, et see, tunned rõhku natukene seal autos sees, aga ei olnud midagi hullu, aga see 35 see on ikka juba päris hirmus, hakkab, et kas läheb kuskilt midagi katki, et jah, päris hull. Võtame siis nii-öelda võimendite poole täna siit kokkuvõtteks ära, et mulle endale see GS Audio nii-öelda võimendi iseenesest meeldib, kuna siis see on nii-öelda Korea stiilis siis plaadiga võimendi, et ma ei teagi, kas need siis päriselt tehaksegi seal või miks neid Koreaks nimetatakse, mina jään praegu vastuse võlgu, aga see on siis nii-öelda pigemist, nagu on ka siin peal kirjas, et helikvaliteedi suunitusega siis võimendi, et kuna see võimendab nii-öelda bassi, siis ega sa arvatavasti mingisugust vahet nii-öelda siis selle Brasiilia tüüpi võimenditega ei näe, et näiteks need Bassface'i omad, need peaks siis olema Brasiilia selle plaadiga, et nad on nii-öelda soodsamad ja väga võimsad, et saavad soodsalt teha hästi võimsaid nii-öelda võimendeid. Et siis, eks siis mõlemal nii-öelda tüübil siis on enda plussid ja miinused, et siis Korea nii-öelda plaatidega siis võimendid on üldjuhul on kallimad, aga neid siis peetakse nii-öelda kvaliteetsemaks, et kui sa vaatad ka, siis ongi nende hinnad üldjuhul on Korea nii-öelda plaatidega on palju nii-öelda kallimad, kui on seda Brasiilia võimudega, aga kui sul on vaja lihtsalt võimsust, siis ja taha nagu palju raha kulutada, siis on täiesti mõistlik valik, ongi siis nii-öelda Brasiilia siis tüüpi need võimendid, näiteks nagu siis on see Bassface või näiteks Sound Digital, et aga nende siis, ma ei tea, mina arvan, lihtsalt minu miinuseks on see, et neil on need, kõikidel siis on ventilaatorid sees, et nad vajavad siis natukene rohkem võib-olla ka siis jahutust, kuna nad on pisemad tavaliselt, kui on siis nii-öelda Korea võimud, et siis on neil aktiivne jahutus on peale pandud ja minul igapäevaautos on ka siis Sound Digitali 3000 vattine võimendi ja see on ka, iga kord kui käima paned, siis ta võtab selle ventika kiiruse üles ja lihtsalt teeb siis nii-öelda võib-olla natuke lärmi. Kui sa muusikat kuulad, ei ole suurt nagu vahet, eriti kui ta on pagastikus ka sul, siis arvatavasti, sa ei kuule seda. Aga muid miinuseid ma ei ütleks, et vist nendel võimenditel nii-öelda väga on. Et räägitakse, et nad on võib-olla ei ole nii hästi nii-öelda kaitstud, kui vool langeb väga madalale või kui sa kõlari läbi lased, et võid lihtsamini võib-olla või selle võimendi ka siis lasta õhtale.
aga ja noh, siis nendel Korea tüüpi võimudel on nagu see kaitse voolulanguse ja kui kõlar peaks saba andma selle vastu nii-öelda natukene parem, noh, see ei pruugi muidugi igal tootjal olla, aga see on niisugune üldine arutelu, mis siis nagu internetis ka räägitakse. Aga näiteks kui nüüd kellelgi siis tekib huvi, et tahab endale võimsamat võimendit, siis allsound.ee kodulehel, ma panen ka lingid kindlasti nii-öelda toodetele, mis mul siin, ma siin täna näitasin, et ma panen lingid video alla ka, aga Allsoundi lehe peal näiteks on praegu nii-öelda Bassface tiimseeria võimendid on päris ahvatlevate hindadega, sest et seal hakkavad nii-öelda kõige lahjemad või lahjemad tiimseeria võimud oli 1500 vatti, selle hind oli 200 eurot, siis järgmine on 3000, sellel oli 250, siis oli 5000, millel oli 350 ja 8000 vatti oli siis 450 eurot, et selle hinna eest no ma ei ole küll näinud, et müüakse siis või nagu soodsamalt oleks võimalik saada siis nii võimsat võimendit. Et muidugi täpselt ei tea, kas ta annab seda võimsust nagu välja, aga nii palju kui neid nii-öelda siin kasutatakse meil siin Eestis ka, et ikkagi üldjuhul on inimesed rahul nendega ja nad on päris võimsad. Et kindlasti seda hinda vaadates nagu ega väga paremat valikut ei ole, kui sa tahad nagu odavat võimendit ja nad on selles suhtes on ehituskvaliteet tundus neil väga hea, et mul korra oli vaata see 8000 ka käes, mida ma sain natukene näppida ja tõesti selles suhtes, et terminalid on neil head, RCA-d on neil ka nagu paremad, näiteks kui on sellel GSA audiol, et sellel on niisugune hästi basic, et Bassface'il oli natukene paremad. Aga muidu funktsioonide poolest tundusid nagu väga head, pluss on siis nendel Bassface'idel on veel siis puldi peal klipptuli ka olemas, et on nagu veidikene turvalisem võib-olla endal sealt eest peale keerata seda bassi, et saad vaadata, et kui ikka klippima läheb, et saad natukene nagu tagasi panna. Aga jah, hinnad on neil väga super head, et kindlasti kui kellelgi on huvi, siis vaadake ja uurige. Aga kui keegi tahab endale GS audio tehnikat, siis seesama võimendi oli praegu neil kodulehe peal, oli 466 eurot, oli soodushinnaga, et neid siin võite vaadata, et ma panen lingi ka nende kodulehe peale, seal on väga suur valik igast erinevat tehnikat ja sealt on ka näiteks mul enamus kõlarijupid on siit kõik koonused, ämblikud, kõik asjad on nii-öelda GS audio toodang. Et Eestis on edasimüüja siis Jarko Ingi, tema leiab kindlasti Facebookist ülesse ja ta kuulutab ka suht tihti enda tehnikat, mis tal on parasjagu nii-öelda Itaalias siis tellitud ja on koha peal olemas, et Facebookis erinevates audiogruppides kindlasti, kes on seal liitunud, on kindlasti näinud, aga Jarko Ingiga võib võtta ühendust ja uurida GS audio tehnika kohta, et kõiki asju, kui ta koha peal ei ole, siis ta saab alati ka sealt tellida, et tellimine muidugi võtab aega aga on võimalus, et mida iganes kodulehelt näete, et mul oleks see asi meeldib, tahaks proovida, siis võib võtta vabalt Jarkoga ühendust, ta oskab ka soovitada teile, kui on mingisuguseid küsimusi tekib, siis ta oskab kindlasti ka soovitada, missugune näiteks võimendi sobib mingisuguste kõlaritega kokku ja üleüldse, et aga üleüldiselt siis on niimoodi, et Eestis vist ei olegi nüüd suuremaid võistluseid lähiajal nii-öelda tulemas, et kõige suurem siis üritus tuleb meil augusti lõpus, Augustfest, et siis seal on see aasta 2 päeva, on nii-öelda audio poolt ja siis ongi, et esimesel päeval nii-öelda klassikaline
nii-öelda SPL mõõtmised, nagu meil on siiamaani siis olnud, et nii-öelda siis muusikaga ja üks uks lahti. Ja siis teisel päeval siis oli siinusega mõõtmine, et seal siis on auto on nii-öelda uksed, aknad kõik kinni ja mõõdetakse ka võimsust, ehk siis seal on juba võimsuse järgi, et kui SPL klassides on jagatud nii-öelda gruppidesse siis kõlari suuruste järgi, siis siinusklassis on jagatud või noh, kõlarite suurus ei ole nii-öelda piiratud, aga on siis piiratud võimsus. Et ma praegu jään vastuse võlgu täpselt, mis need võimsusklassid seal olid, aga mingisugune ütleme, et 1000 vatti, 2000 vatti, et selliste nii-öelda piirangutega. Et ja siis pannakse siis võimendile tehnika külge, mis siis mõõdab välja tulevat siis võimsust ja see kuvatakse ka nii-öelda seal ekraani peal, et mis tulemus ja mis siis võimsuse juures see saavutati. Nii et on midagi huvitavat oodata nii-öelda siis suve lõppu, et nüüd ongi suvi, praegu on nii-öelda mai lõpp, et on suve lõpuni veel kõvasti aega nii-öelda katsetada. Ma ise tegelikult ei teagi nüüd, et mis tehnikaga või millega ma siis sinna August Festivali jõuan. Et ma loodan, et ma saan enda selle Diidi audio võimu tolleks ajaks korda, siis oleks natukene rohkem võimsust, mida saaks kõlaritele peale keerata. Aga tahaks sellest 12-tollisest ikkagi 150 detsibelli kätte saada, aga siis ma pean arvatavasti kastniga tegema mingisuguseid muudatusi, et aga sellest kui mul tulevad ideed, siis ma katsun need ka videode peale panna ja vaadata, kas need ideed üldse toimivad. Et kuna ma olen ikkagi päris algaja sellel alal, et ma ei tea väga, ma ei ole palju saanud katsetada, et ma mõõturi ostsin eelmise aasta lõpus ja ongi selle eesmärgiga, et saaks siis see aasta hakata katsetama ja proovima. Siis vaatame, mul on mõned ideed on, aga lihtsalt tuleb proovida. Aga ega midagi, järgmise korrani. Ja shoutout ka sellele tüübile, siis, kes tuli Sangastes minu juurde, ütles, et on ka minu videosid nii-öelda YouTube'is näinud, et see oli väga, väga vahva näha kedagi nii-öelda päris maailmas ka, kes on siis meil internetis nii-öelda näinud ja kes näitas mulle siis enda tehnikat ka, mis tal endal autos on, nii et shout out sulle!